on see täiesti, ma ütleks, normaalne. Minu meelest oli see vist Alexis de Tocqueville, kes oli kunagi öelnud, et pole ühtegi poliitilist küsimust, millel oleks potentsiaali saada kohtuasjaks. Põhimõtteliselt iga poliitiline debatt võib jõuda ühel hetkel ühel või teisel kujul kohtusse. Ja selles ei ole mitte midagi anormaalset. Eks ta ju on alati niimoodi olnud. Et isegi siis, kui seadusandja millegile reageerib, see lahendus ei pruugi teisele poolele meeldida ja tulemus on see, et vastust otsitakse kohtust, kas kohus lahendab selle asja niimoodi või teisiti, see oleks siis tugev argument teise poole käes. Aga teiselt poolt on asi muidugi selles, et ega parlament igas riigis on suveräänne. Ja me näeme seda ju väga selgelt ka Eestis. Ehk kui parlament ikkagi kollegiaalne organ, nagu ma eelnevalt kirjeldasin, selleks, et mingid otsuseid teha, peab saama ju mingisuguse arvu hääli selle otsuse tegemise taha. Aga kui seda konsensust poliitiliselt ei teki, siis ei ole ju võimalik ka mingisugust eelnõu, mingit otsuse eelnõu vastu võtta, see jääbki tegemata. Me siin kohe mõtleme kooseluseaduse rakendusaktidele, eks ole, mille puhul ongi tekkinud täpselt selline patiseis, et parlament ei saavuta selles küsimuses piisavat konsensust ja otsust ei tule. Aga see ei ole, ma veel kord ütlen, Eestis ju esmakordne. Selliseid asju on olnud ju ka varem. Ma meenutan siin omandireformi kaasuseid, kus samuti Riigikohus seoses selle õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisega lahkunud baltisakslastele, kui mälu mind ei peta, väljendas ühte seisukohta, mis tähendas seda, et parlament peab omandireformi seadust muutma, aga nad ei muutnud seda. Sest nad lihtsalt ei saanud poliitiliselt kokkuleppel, nad ei saanud hääli kokku, et seda muudatust teha. Ja selles mõttes ei ole siin ka mitte midagi ebanormaalset. Parlament on suveräänne ja parlamendile ei saa ette kirjutada, mida ta peab tegema. Välja arvatud muidugi, ütleme niiviisi, need asjad, mida põhiseadus ütleb, et parlament peab tingimata kehtestama, sest muidu riik ei hakka toimima, nagu näiteks konstitutsioonilised seadused, mille puhul parlamendil on kohustus nad vastu võtta. Aga ka seal võib tekkida risk, et tekivad mingisugused sellised vaidlusalused küsimused ja parlament ei suuda otsust vormistada. Ja selles iseenesest ei ole mitte midagi imelikku. Aga teiselt poolt muidugi ega ühiskond ei saa toimida tihtipeale, kui mingid otsused jätakse tegemata. Eks siis on sellesama protsessi järelm ongi see, et inimesed pöörduvad kohtusse ja taotlevad kohtulikku kaitset, et kohus otsustaks need küsimused ka ebamäärases õiguslikus olustikus, mida me näeme ka kooseluseaduse puhul. Kus seadus kehtib, rakendusakte ei ole, siis kohus peab selles ebamäärases, ütleme nii, mitte väga selges õiguslikus olukorras ikkagi tema ette tohtud kohtuvaidlused lahendama, sest kohus ikkagi oma tegevuses peab juhinduma ja juhindiku printsiibist, et ta ei tohi keelduda õiguse mõistmisest. Kohtunik keeldub õiguse mõistmisest, on see tema distsiplinaarvastutuse alus. Ta peab otsustama, ta peab vaidluse lahendama. Ja seetõttu tulebki tihtipeale niimoodi välja, et see küsimus, mida parlament ei suuda lahendada, see jäetakse kohtu lahendada. Mis muidugi, ma ütleks, et iseenesest ongi jällegi normaalne, sest et ega riigis, kus on erinevad riigivõimud, mille ülesanne on üksteist tasakaalustada, tervikuna ta niimoodi peabki toimuma. Mis omakorda muidugi ei tähenda seda, et kohus olekski nüüd see institutsioon, mis peab viimases astmes lahendama ühiskonnas selliseid teravaid tüliküsimusi. Selles mõttes, et ega parlamendi suveräänsus ja vabadus selle kõrval ikkagi säilub alati. Ehk teisisõnu, kui näiteks ka Riigikohus põhiseaduskohtu funktsioonis võtab vastu mingisuguse lahendi, kuulutab lahendi, et see seadus sellisel kujul ei ole põhiseadusega kooskõlas, parlamendil alati viimane sõna seda seadust muuta. Pakkuda välja uus lahendus, selline, mis tema arvates on mõistlik ja selles mõttes viimane sõna ühiskonnas oluliste küsimuste otsustamisel on alati ja jääb alati parlamendile. Parlament võib alati seadust muuta niiviisi, et jääb peale teistsugune seisukoht, mis on täiesti kooskõlas selle arusaamaga, kuidas parlament õigusriigis legitimeeritakse, nemad ongi ju see rahvaesindus, kes peab selliseid küsimusi lahendama. Aga kuni parlament seda ei tee, nii kaua
kohus peab need vaidlused lahendama. Et iseenesest midagi täiesti anormaalset siin ei ole. Aga loomulikult võib öelda ju niimoodi, et kuna juristidel alati meeldib korrastatus, süsteem, siis oleks väga selline mõistliku parlament ikkagi leiaks endas jõudu otsused ära teha.